Arvutimaailmas hetkeolukord on selline, et mina sain teada, et väljas on hea ilm, sellepärast et produtsent ütles mulle. Valdav enamus ajast istun mina ekraani ees ja lõikan meie materjali. Ja siis ta ütles, et väljas on soe ilm, inimesed käivad õues, inimesed pidid vee all pilti tegema. Mina mõtlesin, et kus sa hull nüüd siukse jutuga, ta ütles, et jaa, ei päriselt, näitas mulle klippi ja ongi. Ja siis ta ütles mulle, et me peame rääkima nendest kaameratest. Elu on täis seiklusi ja avastamata teid. Et edukalt sihile jõuda on igal Subarul põhivarustuses nelikvedu, suutlikud boksermootorid ja 3 aastat tasuta hooldust. Siin laua peal on kõik elukindlad kaamerad, mida on hetkel võimalik fotopointist saada. Esimese asjana on meil Panasonic FT30. Milline näeb välja siis 140-eurone aktiivse inimese kaamera. Muidu on AI on hästi tuntud teema, siin on hoopis IA ehk siis Intelligent Auto, mida iganes see tähendab. Ja kui uskuda, siis veekindel on ta kuni 8 meetrit. Tundub, et ta kannatab kukkumist kuni 1,5 meetrit. Esimese asjana vaatab meil otsa, mis asi see on? Ma mäletan, see oli vahetult peale vinüüle, see oli hästi popp. Neid sai autos peegli külge riputada. Okei. Juhul, kui sinu arvutist tuleb välja kohvitopsi hoidja, kus selliseid asju hoida auguga, kirjuta kommentaar alla. Äkki me saame sulle mõne eraldada. Siin on manual, kus on kasutatud roosat värvi, mis on väga positiivne. See on mingisuguses keeles, mida mina kahjuks ei mõista. See pakendamine näeb veits välja nagu, ma ei oska öelda, no vaat seda. Ütleme nii, et see ekraan ei ole just kõige suurepärasem, aga mis seal teha? Tegelikult, kui ta käes hoida, siis ausalt öeldes ta on kompaktne, käepärane, veekindel, et ega sa vee all arvatavasti ei näegi väga hästi seda, kui hea su ekraan on. See on nüüd siis Lumixist tulenev video. Fujifilm FinePix. Seda on tehtud 5 miljonit unitit. Ahaa. No siin on juba karp on ikka oluliselt kihvtimalt päkitud. Maksab 219 eurot. 219 eurot. Kuule, aga siin on ka. Siin on jälle see rõngas. See on päris kollane. Äge nupp siin on. Mis see teeb? Ma ei tea. Ma ei tea, mis see nupp teeb, aga see on äge. Sa keerad selle niimoodi. Boom, boom. Ja siis tuleb lahti. Siin on juba näha veits paremat ekraani. Siin on millegi pärast märge Wi-Fi, ju siis oskab Wi-Fit meil edastada. 20 meetrit kannatab vee alla minekut, mis on suurepärane. Nagu ma aru sain, siis Eestis vist väga palju sügavamale ei minda kui 10-15. Nähtavus on 0. Nähtavus on 0, et siis sul ei ole selle kaameraga seal nagu nii midagi peale hakata. Ja kannatab kuni 1,75 meetrit kukkumist. Vaatame, kuidas on video meie Fujil. See on siuke omamoodi praegu. Nii, produtsent siin tegeleb mingite asjadega kõrval. Kui lähedale me tohime minna. Oot nii. Kuule, see on päris lähedal. Oih, see küll lõi nagu mõnusalt selle pildi puruks. Tubli sooritus. Siin võiks olla sinu logo. Järgmine asi. Rikoh. See on renditoode. Me oleme sellest varem rääkinud, et tehnika kokkuostmine on ju mõtete tegemas. Kui sa ei kasuta seda ikkagi iga nädalaselt, siis ei ole ju mõtet seda tegelikult osta ka. Kui sul on vajast aastas nädal aega, no rendi sõber, rendi. Kui palju maksab rendist, hind tuleb siia? Väga hea, tuleb päevarendi hind sinna. Väga hea paber. Ohtras koguses paberit on oluline, näiteks sul on vaja lõket teha. Good point. Vee all ma küll see SD-kaarti sisse ei saaks, ma ütlen ausalt, kui mul kindlalt käendus näiteks. Siin on jälle see, mis vist on neil kõigil siuke ühine omandus, et see ekraani kvaliteet on täpselt nii, nagu ta on, aga noh. Kas see tegi pilti ka või ta on lihtsalt kohutavalt aeglane? Nii, Rikohi video kvaliteet. Aga kui ma tahaks sellega mingi vlogida näiteks, kas sellega on võimalik vlogida? Kas Rikoh VG50-ga on võimalik vlogida? Näiteks vee all? Näiteks vee all. Aga kas meil on mõni veekindel mikker ka kuskilt võtta? Siis ehitatud. Siis ehitatud veekindel mikker. Juhul, kui sinul on siiras eesmärk näiteks vee all vlogima hakata, siis idee poolest peaks see ju perfektselt hästi sobima. Rikoh VG50. Ma ei saa seda seisma! Boom, boom. Ja see Rikoh VG50 suudab päris lähedalt filmi. Lähme siis edasi, kui ma selle luugi lahti saaksin. Vaat nii. Olympus TG5.
siin on muidugi üks väga skisofreeniline asi, mis ma kohe ütlen, et reklaam või mis iganes siin karbis kaasas on. Kas ma saan õigesti aru, et see ikkagi nagu on siuke nagu action ja siuke aktiivse elustiiliga inimestele suunatud kaamera kui selline on ju? No, võiks olla. Siis on nagu see sisuline küsimus, et miks siin on kõige klassikalisem pintsaklips nende promotionis? Ja sellepärast, et need, kes niisama metsas elavad, on vaesed, et sa pead igapäevaselt olema lipsuga, sest muidu sa ei jaksa soojale puhkama minna. Ja kui sa tunned, et kontoris olemine kuidagi hakkab sinu maskuliinsusele, siis osta 500 € kaamera. Ostad 500 € kaamera. Kindlasti sa saad osta endale mingid 1000 € matkasaapad ka, mida sa aastas täpselt 40 kilomeetrit kasutad. Mõlemad korrad on ju. Kui sul on kindlad käes, sa oled vee all, siis seda luuki sa lahti ei saa igatahes. See on võib-olla hea. On, aga kui sul on ikkagi vaja akut vahetada vee all näiteks või uus SD-kaart sisse panna või midagi siukest, sa oled ikka päris püsti edasi ju. Kõik asjad on ikkagi oluliselt juba samm edasi ausalt öeldes. Taga on ilusti mode dial, kust valida erinevaid režiime. Ma täpsustan selle koha ära, et me ei tee kindlasti mingisuguseid süvateaduslikke, hüperhullumeelseid teste nende kaameratega, vaid me reaalselt võtame nad lihtsalt karbist välja, vajutame klõps ja samamoodi proovime videoga, mis ta teeb kohe karbist välja. Kui on huvi selle vastu, mida need kaamerad täpsemalt on võimelised tegema, siis me viskame terve hunniku linke nende kohta alla. See on nüüd siis Olympus. Olympus vilgutab mulle mingisuguseid naljakaid asju praegu millegi pärast, et aku ja kõik muud asjad. Aga meid ei huvitas, me oleme nii nahaalsed. Aga neist kõigist ma ütleksin, et siiamaani see on nagu jätnud kõige parema muljest. Nupud on korralikud, neid on piisavalt, ekraani kvaliteet on juba enam-vähem kannatatud kuni 2 meetrist kukkumist või 2,1 meetrist kukkumist lausa. Ahaa, maestro. Järgmise asjana on meie ees Nikon Coolpix 2V300, mis suudab samamoodi teha. Eelmine suutis ka 4K teha. Ja, mõlemad suudavad 4K. Okei, see 4K on tore teooria, aga praktikas ma seda ei kasutaks siukestel kaameratel. Kuni 30 meetrit veekindlust. Seda kaamerat võib päris kõrgelt loopida, 2,4 meetrit. Kui sa vihastad ta tehnikat loopida, siis mõõda välja distantsid, mis nad lendavad ja kukuvad. Et siis sa tead, et see on 2,4 meetrit. Vau, eestikeelne manual. Kiitus Nikon Balticule tõenäoliselt. Tublid poisid, väga tublid poisid, jah. Et see on 20 € kaamera, see on 400 € on see väärt. See on 400 € väärt siin. Kus see kaamera sai nüüd? Kamo! Sa teed veealuse kaamera ja siis sa teed selle tehniliselt nähtamatuks. On ju? Jah, et... Nii et siin on arvutimaailma top tipp järjekordselt. Ahaa, consumer advice. Kui sina hakkad ostma endale kaamerat, mida sa kavatsed kasutada vee all, siis võta ta eredat värvi. Sest et, no, andke andeks sõbrad, aga seda ju ei ole näha vee all. Paned selle kuskil lõkkeplatsil niimoodi korraks ja läinud ongi. Pea 500 €. Kus juures, siin on päris äge, siin on Backman. See sööb aku ära. Boom. See on katki. Ne? Siis vaata, kuidas see kaamera tundub. See on aastast 66. Mitu megapikslit ta on? Mis see 35 mm film on? Filme saab kinos vaadata. Siin sees on sensor. Kas see on mingi mikroskoopiline tripstrapstrull või? Kas see on sihik? Sellest konkreetsest asjast on välja antud ka veidi värskem versioon, on ju? Mis oli kõige kallim kaamera, mis meil oli praegu? Ma arvan, et see Nikon oligi 480 äkki. Jah. Selle korpus maksab sama palju. Põhimõtteliselt see komplekt on sama palju väärt kui kõik eelnevad kokku. Okei, mis me rolli mängime? Me oleme sellest kaamerast tegelikult juba korra rääkinud. Episood on olemas täiesti füüsiliselt. Siin kohas on selle kohta ka see, et sees on jah G1X Mark 3. Arvestades tema kompaktsust ja kõiki muid asju, siis mulle tohutult see kaamera meeldib. Nende 2 kaamera eraldi review on tulemas. Kas 250 € või 1700 €? Jah, kummal puhul sa saad parema pildi. Sellepärast, et nii nagu alati arvutimaailmas, meil on väga hea consumer advice. Wow! See või Olympus? See. Nikoni nupud kõik asjad on juba paremad. Nii, aga proovime videot ka kohe. Ma täpselt sellest fookusest aru ei saa.
Millegipärast on see väga hetkel nagu väga kindel, et me oleme 24 meetri sügavusel. Siin võib olla väga niiski praegu. Ühesõnaga Nikon on täiesti kindel, et me oleme 23 meetri sügavusel ja aku suri ära. Olukord on hea. Meil on võimalus võtta kaamera, mis maksab 140 eurot ja meil on võimalus võtta komplekt, mis maksab 1700 eurot. Ja kõik, mis sinna vahele mahub. Nii et pildid jooksid videost läbi, lingid on all, otsustage ise. Täpselt, et see ei ole kindlasti põhjalik ülevaade nendest kõikidest asjadest. Kui mõni hakkas neist reaalselt sind huvitama, mine guugelda ja tee see tõesti endale kindlaks, et see on kaamera just sulle enne kui sa ostad. Subscribe, like, hinnad leiad hinnavaatlusest. Sharing is caring. Sharing is caring. Tarbi targalt. Ja tarbi targalt, täpselt. Kuulsite? Tarbige targalt. Ära osta